Kui vaid ütled kas või kohe asuda me võime teele, lootus hoiab meid. Soovides ja unistades liigume koos päikse poole, lootus kannab meid elus edasi. Ja kui ka päevad on hallid ja taevas näib armutu, ei karda, sest oled olemas. Vihmas tuules, lumes ajus, helged mõtted teevad sooja, lootus annab meil jõu, et elada. Ja kui ka päevad on hallid ja taevas näib armutu, ei karda, sest oled olemas. Hei, hei! Proovisin vilega ei õnnestunud. Mul on muidugi suur rõõm näha seda elevust. Midagi suuremat ei saagi rõõmu valmistada. Mul on hea meel tervitada teid algama kooliaasta puhul ja saalis olev Liima lubab täie õigusega soovida natuke ka head uut aastat. Ja sellega kuulutada siis meie teadmistepäeva aktus avatuks. On linnupojad kasvanud juba suureks ja puudelehil mõni koltunud triip, kuid suve soojus püsib veel su juures. Järv, kaldaliiv ja pilve mahetiib. Tee selja taha memme lihtne tare, tee kaevu juurde, lõhnav kastemärg. Saastud ja saab üha lähemale, taas koolimaja uksel rõõmus pärg. Sa äigad käega, läbisegi alles, vee virvlemine, korvis mustikad ja tuntud sagin kooliõues alles, kõik sõbrad endist viisi lustakad. Nüüd tõemeeli seisad lävepakul,
ja ütled: tere, kooliaasta uus. Keerlevad kollased lehed, kui elus ma hüüan, kui elus. Keerlevad, lendlevad tuulega võidus, siis äkki on üks minu vihus. Kui kellelgi lootust ja päikese kulda ja sügistus pääsib kurtmaid olda. Olgu need pilved ja mori ja tuul, võib õnnelik olla ka sügise kuul. Keerlevad kollased lehed, kui elus ma hüüan, kui elus. Keerlevad, lendlevad tuulega võidus, siis äkki on üks minu vihus. Kui rebekad reebis on eksinud siia ja lubate mured kõik minema viia. Olgu need pilved ja mori ja tuul, võib õnnelik olla ka sügise kuul. Täna ma seisan üks leheki käes, mille mul kimpis see sügise päev. Olgu need pilved, olgu see tuul, olen õnnelik sügise kuul. Olgu need pilved, olgu see tuul, olen õnnelik sügise kuul. Õnnelik sügis esitas Mirtel Põdra. Sõna on direktor Heidi Uustalul. Head KIK-i elukestvad õppurid. Me leidsime õpetajatega augustis kooliaastat alustades, et siin majas töötavad ainult noored õpetajad. Noored ja vanad noored. Ja mul on hea meel tervitada mõnda noort, kes on meie ägeda kambaga sellel aastal liitunud ja siit mõtet edasi arendades siis kahte vana uut, kes on siia tagasitee leidnud ja tahaks need teile ka kangesti ära näidata. Sellest aastast on siis meie peres tagasi õpetaja Ülle ja tagasi on ka Pirge, tere tulemast! Siis on kaks uut, kes omakorda on ka need noored. Ja esimene Anastasia Untusk, palun, tule näitajana. Tema asub õpetama meil kõrgekümblis klassis ja kuna ta on olnud päris äge suusataja, siis võtab ka natukene seda kehalist koormust oma kanda. Tere! Ja mehist jõudu lisandub ka ja kutsun ja näitan teile õpetaja Jüri Käosaart, kes hakkab teid harima siis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse radadel. Appi! Muidugi, meil on veel üks siis vana uus, aga noor. Maria on tagasi. No.
saadan selle ärevuse süüks, mis mind juba eilsest õhtust hullupööra valdab ja täna isegi magada ei lasknud. Ma olen 1. septembreid alustanud juba tegelikult aastast 1974, kui ma siin koolis oma esimest klassi alustasin ja lihtne matemaatika ütleb, et neid on ikka juba päris palju. Aga ometigi on mul sees mingi selline ärevus just selle aasta eel, mida ma ei oska kuidagi sõnadesse panna. Ma olen üritanud sellele tänase hommiku jooksul mingisugust seletust leida. Võib-olla on see, et ma alustan koolijuhina omamoodi abituriendi staatuses ehk siis oma 12. aastat siin majas. Võib-olla see on selle hea tunde jätk, mille ma sain 18. 19. augustil oma toredate kolleegidega õppeaastat alustades ja mis ei ole siiani üle läinud. Ja ma sain sealt kindluse, et selle heas mõttes kambaga on võimalik maailma muuta. Selle heas mõttes toreda kambaga me suudame õppida nii, nagu me oleme kunagi juba endale eesmärgiks seadnud. Me suudame olla nii, et siin majas oleksid ja kasvaksid ilusad inimesed. Ja kui ma nagu hästi midagi mõte välja ei tule, siis ma ikkagi otsin, et oleks keegi targem, kes oleks midagi öelnud ja paremaid mõtteid kui selles raamatus, mis on natuke vanem veel kui mina, mu meelest polegi üldse olemas. Ja kuigi see mõte, mille ma praegu ütlen, räägib pigem taevatähtedest, siis kui te panete nüüd korraks silmad kinni ja mõtlete nende tähtede peale ilus inimene, siis ma usun, et te suudate omale ühe pildi ette luua, aga proovime. Tähed pole kõikidele inimestele mitte ühed ja samad. Neile, kes neid märkavad, on tähed teejuhiks, teistele on nad lihtsalt tulukesed. Ma väga soovin, et need tähed seal oleks meile teejuhiks, mitte lihtsalt tähed tähestikus. Ja minul on küll julgus arvata, et me suudame tõsiselt pika sammu jälle selle poole astuda. Ilusat uut algust meile kõigile. Sõna saab õpilasesinduse president Elina Ivanov. Tere armas koolipere! Kool peab olema hea, rõõmus ja turvaline koht. See saab olla koostöös õpilaste, õpetajate ja lastevanematega. Võrreldes suurlinna koolidega on meie koolipere väike, kuid sellest see on hea, sest meil on lihtsam üksteist märgata, kuulata ning aidata. Olen täheldanud, et meie koolipere sellega muret pole. Me oleme abivalmid ning sõbralikud. Hoiame üksteist ning jätkame samas vaimus, saab ju veel paremini. Täna kuulutatakse välja koolirahu. Mis see on? Koolirahu programm algatati Eestis 1999. aastal. Koolirahu programmi eesmärgiks on saavutada üheskoos suurte, väikeste, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Tänavu toimub koolirahu väljakuulutamise tseremoonia Türil. Ja nüüd ma loen ka selle lepingu ette. Soovides, et 2015-2016 õppeaastal valitseks Eesti koolides töine, sõbralik, meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteise mõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas. Märkame, kuulame ja tunnustame üksteist. Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist. Hoidume vägivallast ja meelemürkidest. Kool peab olema turvaline ning mõnus paik. Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus, armastame õppimist ja õpetamist. Õpilasesinduse poolt soovime kõigile head uut õppeaastat. Septembri esimene hommik taas.
sa astud üht hästi sisse tallatud ja sirget rada. Ja ehkki tead, ei tohi südant kulutada, ei ole rohtu õnnerahutuse vastu. Sa hingad sisse sügavalt ja avad ukse. Klass tõuseb hääletult, kuid pilgud helisevad. Sa kuuled selgelt noorte südamete tukseid. Su ees on uue kooliaasta kevad. Sa naeratad ja sõnad lihtsalt jäävad ära. Sa naudid hetke puhast inimlikkus ära. Mine purekene, peida ennast puusad. Mul on hinges suvekene, linnulaulja heinamaa. Süda hõiskab taeva poole, sõber kinni võtab käest. Täna tantsiks, täna laulaks kõigest jõust ja kõigest väest. Kirju selik ja juustusse paed, pillimees ruttu üks viis. Kaunis täna ja möödunud aeg, tundub, et kohtuvad siin. Tatsud on põlunud meil, olnud nii sajad leid. Kirju selik ja juustusse paed, tantsi on tantsude aeg. Mine purekene, peina ennast puusad. Mul on hinges suvekene, linnulaulja heinamaa. Lausa lendu lähed, kogu ilma hoia käes. Täna tantsiks, täna laulaks kõigest jõust ja kõigest väest. Kirju selik ja juustusse paed, pillimees ruttu üks viis. Kaunis täna ja möödunud aeg, tundub, et kohtuvad siin. Laulud on põlunud meil, olnud nii sajad leid. Ja kirju selik ja juustusse paed, laula on laulude aeg. Teid tervitavad õpetajad. Ja koolipere. Nii nagu ma siin juba alguses ütlesin, et me käisime augustis unistamas. Ja et see unistus ei jääks pelgaks selliseks hetkeks, me üritasime sellele unistusele anda ka mingisuguse reaalse väljundi ja joonistasime ajajoone. Ja panime oma mõtted ja unistused sinna joonele ritta ja neid sai 10 aasta jagu. Ja me tahame nüüd mõnda oma unistust teile mõtlemiseks jagada, et edasi juba koos ja ühiselt unistada. Ja palun, unistus läks käima nüüd. Esimene unistus on tegelikult tuttav teile juba eelmisest aastast, mis kahjuks soiku jäi, meie ühised nädala alustamised esmaspäeva hommikul. Algavad juba esmaspäeval. Vanavanemad kooli. Selleks ilmselt, et nutiajastu lastele rääkida sellest, kuidas oli mitte nutiajastu. Midagi neile õpetada ja ise õppida. Miks mitte juba sellel aastal teostada mummulised kruusid, pöörased padjad ja lendavad vaibad, et meie keskkond oleks lubane. Aastal 2017
te saate ise disainida meie kooli esindavat koolivormi, ilusat, mugavat ja uhket. Aastaks 2017 on meie kooli ümber palju erinevaid õuesõppesaari ja 2018. aastal elab vähemalt ühel neist küülikud ja teisel kana. Võib-olla elavad koos ühel saarel. Võib-olla. Minu unistus on, et aastaks 2020 on õpetaja roll rohkem mentori ja suunaja oma ning et õpilastel on rohkem autonoomiat selle üle, missuguseks nende koolitee kujuneb. Oleme jõudnud aastasse 2021, kus unistame, et avame koolis töökojad kutseõppeks. Saaksite harjutada kätt juukselõikamisel, küünetehnikuna, autoremontimisel ja mõelge edasi. Mida? Sellel samal 2021. aastal alustame talveaia ehitusega ja juba 3 aasta pärast elab seal võib-olla iguaan. Aastaks 2021 toimub Kiviõli esimeses keskkoolis 50% õppetööst klassiruumist väljaspool. Aastal 2023 paneb gümnasist 70% oma õppekavast ise paika. Ja aastaks 2025 ehk 10 aasta pärast on meie kool üks harmooniline, loominguline kogukonna süda, kuhu tahavad tulla hea meelega teiega koos õppima emad, isad, vanemad, vanaisad ja kõik, kes meie linnas elavad. Aga selleks, et unistused täituksid, kas te teate, et mida rohkem inimesi unistab korraga ühest asjast, seda suurem on tõenäosus, et see unistus täitub. Aga selleks annan veel ühe nipi. Ka unistamiseks on vaja teada unistamise tehnikat. Kõigepealt on vaja välja mõelda, mida ma tahan, mida ma soovin. Siis on vaja visualiseerida, silmad ette, kujutada seda asja. Edasi sa pead seda tunnet tundma, et kui see asi on sul olemas ja kui sa kõik need asjad oled ära teinud, siis peab hakkama ootama, sellepärast varem või hiljem see asi tuleb sinu juurde. Nii et head unistamist kõigile, aidake siis meil koos unistada. Õppis ka ilusa inimese nimel. Ja ongi avatud meie uus õppeaasta. Nagu ikka soovitakse iga alguse puhul õnne ja kõike paremat. Ärge unustage, et kõik hea algab üksteise märkamisest. Vaatame üksteisele silma, naeratame ja tervitame nii tuttavad kui võõraid. Avatud ja positiivne olemine muudab kindlasti meie uue aasta ilusamaks. Hea Kiviõli esimese keskkooli pere. Aktus on lõppenud. Algab esimene klassijuhataja tund. Kohtumisteni!